Täna me räägime, mida on vaja teada enne esimest tätoveeringut. Minu nimi on Darja, ma tegelen Veandatu Tallinna stuudios. Ma tegelen 6 aastat ja tegelen stiilidest näiteks mikrorealism, realism, graafika, minimalism ja linework. Paljud muretsevad, aga mis siis, kui kujundus ei sobi? Meie stuudios me aitame teile valida kavandeid, täiustada ideed ja soovitame, kus tätoveering kõige paremini välja näeks. Kui teile on vaja meie abi, siis me saame valida konsultatsiooni aeg ja koos rääkida sellest. Kui teile on vaja meie abi, siis me saame koos valida konsultatsiooni aeg. Enne seanssi me soovitame teid korralikult süüa, et te tunnete enda hästi seanssi ajal. Seanssi enne me üle räägime kõik detailist koos klientidega. Millal meie juurde tulevad kliendid, siis me üle räägime veel kord kõik detaili kohta. Peale sellest me teeme transferi ära ja üle vaatame, kuidas kliendile meeldib. Ja siis, kui kliendile kõik sobib, kas suurus, koht, me natukene ootame umbes 10-15 minuti ja see ajal ette valmistame töökoht. Meie tööl me kasutame ühekordselt kasutatud materjalid. Samal me steriliseerime kõik vahendid, millega me pidime tööd tegema. Ja siis, millal meil kõik ette valmistatud, me saame tööd alustama. Mida oodata seansi ajal? Kõik on individuaalne. Saab olla natukene ebamugavalt, aga tegelikult ei ole nii hull. Seepärast räägi üle oma meistrile, kuidas sa tunned enda, siis saame teha pausi. Nii, siis räägin natukene hooldusest pärast tätoveeringut. Pärast tätoveeringut me paneme second skin 3-4 päevaks ja peale seda me soovitame kreemitada umbes 1,5 nädala jooksul. Pole vaja karta, peamine on usaldada meistrit. Me aitame valida kavandi, soovitame koha ja anname kõik vajalikud soovitused. Ootame teid konsultatsiooni. Bye!